Nii, tere hilist hommikut, armsad ettevõtlikud naised. On tore taas teiega kohtuda sellel korral siis selle aasta viimases naiste ettevõtlusjuttude saates. Ja käes on ju ka jõuluootuse aeg ja minu arust on see väga hea hetk, et natuke peatuda, võtta aeg maha ja mõelda, et kuidas me oma ettevõtlusteekonnal edasi liigume. Kas saaks seda veel targemalt, rahulikumalt ja teadlikumalt teha? Ja täna on mul eriti soe tunne sees, sest meil on rollid natuke vahetunud. Nimelt mõni aeg tagasi mina käisin siis assistentide Facebooki grupis Õnnela saates rääkimas oma teekonnast, assistenditööst ja sellest, et mida mina täna teen. Ja nüüd on mul suur rõõm, et Õnnela on täna hoopis siin minu külaline. Ja Õnnela Seinamets on siis virtuaalassistentide koolitaja ja mentor. Ta on assistendikooli juht ja naine, kes on aidanud väga paljudel virtuaalassistentidel leida oma tee ning ettevõtjatel õppida, kuidas abi tegelikult teadlikult siis kaasata. Ja ta räägib sellest, kuidas virtuaalassistent saab olla nutikas tugi ettevõtjatele. Ja kui sa oled tundnud, et tööpäevas või isegi ööpäevas on liiga vähe tunde või et kõike tuleb ise vedada, siis võta nüüd üks hetk, tee endale tass teed või kohvi ja hinga sügavalt sisse ja tule meiega kaasa. Sest ma usun, et tänasest kohtumisest saad nii mõnegi mõtte, mis aitab sul uut aastat alustada targemalt ja kergemalt. Ja nagu ikka, on alati oodatud siia kommentaaridesse Facebooki või siis, kes on Zoomis, chati teie küsimused ja mõtted. Et kui kuuled ja tunned, et mõni teema kõnetab või tekitab küsimusi, siis küsi julgelt. Ja ega siin ei olegi muud kui tere tulemast Õnnele. Tere tulemast, Sandra. Sa ütlesid algusest nii ilusasti, meie rollid on vahetunud ja enne kui me laivi läksime, siis ma ütlesin Sandrale, et issand, mu seest niimoodi puperdab. Ja kui Sandra tuli meile, siis oli nagu vastupidi, et vahet ei ole. Kui kaua sa oled mingeid asju teinud, ikkagi selline uus olukord on täiesti okei, sellise värevusega vastu võtta. Aitäh, Sandra, et sa kutsusid mind rääkima siia. Ja just nimelt siis natuke teistsugusel teemal, võib-olla kui on harjutud nägema mind rääkimas. Ehk et kui tavaliselt ma räägin virtuaalassistentide koolitamisest, siis täna ma räägin hoopis ettevõtjate poole näoga. Ehk et kuidas virtuaalne assistent võib teid aidata ja sealjuures vaadata, et see ei olegi kulu, vaid pigem ikkagi investeering. Jaa, nii tore. Aga Õnnela, enne kui me lähme tänase selle põhiteema juurde, me tahaksime ka ikka väga kuulda sinu enda lugu. Kuidas sina selle valdkonnani üldse jõudsid, sest et ka sina oled ju alustanud teekonda virtuaalassistendina ja hiljem nüüd juba siis assistendikooli juhina ja mentorina. Räägi natukene sellest ka. Jaa, ma räägin, ma tahaks tegelikult kohe ka slaidid panna, ma saatsin otse, Ja et mm? saaks kohe siis ilusasti slaididega näidata ja saate rahulikult lugeda, kui ma siin kõrvale ka räägin. Et nii, kohe teeme uue katse. Ja, Nii, ja mulle tundub, et teile jõudsid kenasti slaidid ja nii on. kohale. Mhm. Et sellest teemast ma siis täna ka juba rääkisin, mis teemaks tuleb ja kes ma siis olen. Ma olen olnud 17 aastat kohtus vanemistungi sekretär, mis tähendab seda, et mul oli vaja kogu aeg justkui multitask ida. Mul oli tiim, keda juhendada, siis ma olin ka sisekoolitaja. Ehk et mul on päris suur kogemus ka delegeerimise koha pealt. Ja ütleme niimoodi, et kas see delegeerimine ei tule kergelt, ei tule ka minul ja enamus ettevõtjatel, kellega ma olen rääkinud, sest justkui ise on vaja kõik asjad teha. Ja virtuaalassistendini ametini ma jõudsin siis 2023 kevadel, õigemini talvel. Lisatööd hakkasin otsima ja see tundus selline mõnus amet, mida saab põhitöökoha kõrvalt kenasti teha. Ja
kuidagi aeg läks siis niimoodi ja asjad juhtusid niimoodi, et tänaseks olen ma hoopiski siis palgatöölt ära, hästi väikse koormusega, aga veel virtuaalne assistent ehk põhifookus läheb mul ikkagi siis assistendikooli juhtimisse. ja assistentide koolitamine on siis seal sees ja sel aastal ka hästi palju ikkagi oleme näoga pööranud ka ennast ettevõtjate poole, et ettevõtjateni jõuaks see teadmine, et virtuaalne assistent on selline mõnus paindlik abi ja pakume ka siis ettevõtjatele värbamistuge. ja seetõttu ma tegelikult saangi rääkida siis just nagu kahe tooli pealt, et ühe külje pealt, kus ma ise olen virtuaalne assistent ja teise külje pealt siis see, kus ma ise olen see, kes kasutab virtuaalassistendi teenust. et kokkupuude on siis mõlema koha pealt. Anna kommentaarides märku või kui sa ka pärast järele kuulad. Kas sa tunned ka sedasi, et päevas on vähe tunde? Sandra juba alguses ka ütles, et võib-olla isegi mitte tööpäevas, aga võib-olla isegi ööpäevas jäävad tunnid puudu või sa siis tegelikult teed omi asju öötundide arvelt, mis ei ole ju ka tegelikult eluterve. Kui chatis kuskil on küsimusi, siis Sandra, sa kindlasti ütled mulle, ma ise ei jälgi. ja minu meelest virtuaalne assistent ongi siis selline tore koostööpartner, kes natukene annab nagu võimalust seda aega juurde osta. ja vaatame seda slaidi. kas ei ole tuttav, et Hunt Kriimsilm oma 9 ametiga tahaks veel siia juurde lõpuks, ütles, et lõpuks see 10 on ikkagi see nälg ja võlg on ju, sest sa lihtsalt oled läbi põlenud. Sa ei jaksa midagi teha, sa ei taha midagi teha. kui me juba ettevõtet loome, siis tegelikult väga paljud ettevõtjad ütlevad, et nad üldsegi ei julge seda sammu esimesena teha, sest neil tundus, et sellega kaasneb nagu meeletult palju asju, meeletult suured kohustused. aga me saame need ära anda. ma toon siia mõne näite. turismitalu perenaine. kujutage ette, et sa oled turismitalupidaja, eriti võtame veel võib-olla suvise perioodi ja sa toimetad, tavaliselt on see pereäri, aga üks on ikkagi see juht, kes siis koristab tube, vastab kliendi kõnedele, postitab Facebooki, vaatab, et catering toimib ja seda teeb tihti tegelikult üks inimene. ja kui minul oli klient, kes tegeles ürituste korraldamisega ja minu tööülesandeks oligi just erinevatesse kohtadesse kirjutada ja küsida neid vabu aegu, siis ega ma tihti neid vastuseid sealt ei saanud. See intervall, millal see vastus tuli, oli ikkagi väga pikk ja teinekord, kui ma helistasin, siis mulle öeldi ka, et sorry, ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, sest ma olengi just nimelt neid tube koristamas või uusi külalisi vastu võtmas. Et see on nagu see koht, mis natuke paneb mõtlema sellele, et kas sa mitte ei kaota potentsiaalset klienti sellega, kui sa ei ole piisavalt kiire vastama. ja lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et me kulutame oma energiat tegelikult rutiinile. me teeme neid asju, mis on korduvad igapäevaselt. me paneme oma aega sinna, kuhu me võib-olla ettevõtjana ei peaks seda panema. ehk et see on see koht, kus tulebki tegelikult virtuaalne assistent appi, sa saad mingid ülesanded kenasti talle ära delegeerida, kus ei ole vaja, et sa reaalselt ise kohal oled. et mõtle korraks selle peale, et kui sa enda ettevõtluse peale täna mõtled, et mis on sinul täna need asjad, mida sa teed, aga võib-olla mida sa ei taha teha, võib-olla mida sa ei peakski tegema, selle asemel, et sa saaksid teha võib-olla strateegiat ega luua uusi tooteid. mulle kohe tuleb siia käsitöö tegija. ta parema meelega võib-olla voolib oma savist midagi, ta heegeldab, ta õmbleb midagi, kui see, et ta istub sotsiaalmeedias ja mõtleb, et ta peaks midagi postitama. mõtle korraks enda peale. kes see virtuaalne assistent siis on? kogu aeg, kui ma ettevõtjatele seda sõna mainin, siis väga tihti tulebki see küsimus, et kas on see ai? no see robot seal, no ei ole, täiesti lihast luust inimene, mis eristabki tegelikult teda sellest tehnilisest ai-st, sest tal on emotsioonid, ta saab klientidega suhelda ikkagi
ikkagi läbi emotsioonide, ta saab seda väärtust pakkuda, just seda, et ta on olemas päris inimene, kellega rääkida. Ja ta on iseseisev ettevõtja reeglina, ta teeb kaugtööd. ta on abikäsi teisel pool ekraani. Osad virtuaalsed assistendid on tegelikult nii ägedad, et nad käivad ka füüsilistelt oma klientidel abiks. Et see on kõik selline läbirääkimiste koht. On virtuaalassistente, kes katavad väga suurt valdkonda ehk neile meeldibki teha väga palju erinevaid asju, aga on ka virtuaalassistente, kes teevad kitsast niši. Näiteks nagu Sandrale meeldivad väga kujundused, on ju, just. Ja see on täiesti okei. Küsimus on lihtsalt see, et mida sina vajad, millist partnerit sa vajad. Ja üha rohkem tegelikult on virtuaalassistentidest saanud ettevõtjate jaoks seesama strateegiline partner. Et nad ei ole ainult tööde ärategijad, vaid nad oskavad näha ka seda suurt pilti. Tänu sellele tegelikult, et neil on hästi palju erinevaid kliendikogemusi, saavad nad tegelikult ka sind võib-olla oma ettevõttes aidata hoopis sellise nurga alt, mille peale sa ise pole kunagi mõelnudki. Nad julgevad küsida ebamugavaid küsimusi ilmselt, sest mina olen küll oma klientidel olnud selline pind tagumikus, et kuule, kas nii ikkagi oleks okei või et äkki läheneks selle asja poole just sedapidi, siis või mis on veel teine asi, et tähtajad. Kui on ettevõtja ja ta on sellises loomeprotsessis, siis tal tihti on tühja nendest tähtaegadest. Ja siis tuleb see imeline virtuaalne assistent, kes koputab uksele, et kuule, et meil nüüd oleks vaja ikkagi neid materjale saada, et ma saaks oma tööd edasi teha. See paneb sind ettevõtjana ka tegelikult fokusseerituna liikuma. Vaata nüüd enda ettevõttesse ja järjekordselt ma küsin, kas on mingeid asju, mida saab teha sinu virtuaalne assistent teisel pool ekraani ära? Kellele virtuaalassistendi amet mõeldud on? Kasutavad eraisikud väga harva. See on ikkagi selline siis personaalassistendi teema juba. Neid on mõned üksikud, aga ikkagi pigem on see suunatud mikroettevõtjatele ja väikeettevõtjatele ja just sellise vaheetapina, kus see väikeettevõtja ei ole kasvanud nii palju suuremaks, et tal oleks mõistlik palgata täistööga töötajat või täiskohaga töötajat endale. Ja see ongi selline ideaalne vaheetapp, et sa saad tegelikult ise ka aru, et kas sul on vaja ettevõttes midagi muuta, kas sul on päriselt seda mahtu, mida täiskohaga töötajale pakkuda. Võib-olla sul ei olegi, sa lihtsalt arvad, et on, aga tegelikult sul on see enda töö nagu nii hooajaline, et siis sa saadki aru seda, et okei, mul on mõistlik jätkata virtuaalassistendiga. Näiteks toon mõne näite veel ka mikroettevõtjas. Minu enda klient, korraks ma juba mainisin, ürituste korraldaja. Ja meil oli töösuhe üles ehitatud siis selliselt, et tema käis kliendi kohtumistel ja alati, kui ta sealt kohtumiselt tuli, siis ta tegi mulle voice'id ja just nimelt voice'id, sest ta oli hästi tihti autoroolis ja mina ütlesin, ära trügi mulle, tee voice'id. Ta andis mulle kogu selle kliendi info ja mina sain hakata taustalt tegema juba meilipäringuid kohtadele, esinejatele, samal ajal, kui klient liikus ühelt kohtumiselt teisele. Kui mind ei oleks olnud seal vahel ja ta oleks üksi pidanud seda tegema, siis ta oleks teinud ilmselt seda kuskil õhtustel tundidel. Siis mul on olnud koostöö koolitajaga, kes oli Töötukassa koolituspartner, mis tähendas parasjagu bürokraatiat, igasuguste andmete täitmist, igasuguseid kontrolle. Ja minu ülesanne oligi hallata kogu seda suhtlust Töötukassaga. Vaadata, kes on need õpilased, kes tulevad Töötukassa kaudu, jälgida seda rahaarvestust, siis võtta osavõtulehtedel allkirju. Ehk kõik selline asi, mida tegelikult ei pea ettevõtja ise tegema. Ja praegugi on mul näiteks iluteenindajast klient väikese mahuga. Tema põhiroll on olla
see iluteenindaja, kes teeb teisi inimesi ilusaks. ta päevad on väga pikad, ta ongi ainult salongis ja siis ta teeb samamoodi mulle mingeid voice'e või kirjutab Messengeri mingi asja, et ole hea, pane süsteemi see, ole hea, tee see arve või kirjutab mis iganes murega, mis tal on. aga ta saab tegelikult keskenduda sellele, mis on tema põhiroll. et kui ta hakkaks võtma veel sinna vahele võib-olla mingisuguseid aegu, kus ma pean, ma ei tea, Facebookis postitama, ma ei tea, mingeid asju veel tegema, siis selle võrra saab ta tegelikult võtta endale vähem kliente, mis tähendab jällegi seda, et tema sissetulekud vähenevad. ja ta teebki jälle öötundide arvelt ja siis nädalavahetuste arvelt. küsingi sinu käest ka, et kas sa tahad pere arvelt, iseenda arvelt kogu aeg seda päeva kulutada. ma arvan, et kui me alustame ettevõtlusega, siis me ilmselt ei mõtle sellele, et me oleme 24/7 rakkes. meie unistus on ikkagi see, et ma tahan paindlikku elu, ma tahan ikkagi rohkem vabadust ja lõpuks meie vabadus lõpeb sellega, et me istume 24/7 arvuti taga ja meil ei ole seda vabadust. ja siin slaidi peal on ära toodud ka tegelikult suurettevõtted, aga see on nagu ikkagi väga-väga harva. siin võivad tulla mängu võib-olla mingid projektid, et projektide raames kaasatakse virtuaalassistente. et need on need 3 varianti siis, kus võiks olla kasutusel. tihtipeale ikkagi kaasneb erinevate koostöödega plussid ja miinused. virtuaalassistendiga koostöö plussideks on tõesti kulude kokkuhoid. sa maksad vaid tehtud töö eest, sa maksad seda summat, mis te olete kokku leppinud. Need tingimused te panete ise, lepite kokku, teil ei ole püsikulusid selles mõttes. kui te võtate endale palgalise töötaja, siis kaasnevad sellega kohe, eks ju, maksud, riigimaksud, sotsiaalmaksud. Te peate tagama talle igakuiselt selle töötundide arvu, teil on puhkused vaja tagada, ehk siis palgatöötajaga olukorras, kus sul tegelikult ei ole seda võimekust, on oluliselt rohkem kulusid. ajaline võit ehk siis tegelikult sa vabastad neid oma töötunde, alustad väikeste sammudega. ühel hetkel, kui usaldus on piisavalt suur, siis sa saad seda mahtu suurendada. ehk seesama ongi, see on paindlikkus. siis sa saad juurdepääsu erinevatele oskustele, sest et virtuaalne assistent tegelikult on väga laia oskuste pagasiga. sõltuvalt sellest, millist virtuaalassistenti sul tegelikult vaja on, siis vastavalt sellele sa saad seda virtuaalassistenti endale ju ka kaasata. kui sul on vaja turundajaid, kujundajaid, projektijuhte, siis sa lihtsalt leiadki sellise virtuaalse assistendi. assistendikoolis on näiteks virtuaalassistente 2 ja üks tegeleb siis sotsiaalmeedia ja reklaamidega, teeb ka kujundusi ja teine assistent tegeleb siis niisuguse igapäevase kirjavahetustega, koolitustega, vaatab, et õpilastel kõik info oleks olemas, kontrollib, et rahad laekuvad. ja kui ma peaksin kõiki neid asju üksi tegema, siis tegelikult ma lihtsalt ei jõuaks. just oligi novembrikuus sain arved assistentidelt ja oli selline natuke vaiksem kuu olnud ja mõtlesin, et okei, et justkui nagu tegevusi ei olegi väga olnud. ja siis tuleb arve ja iga kord arvega kaasas käivad siis meil ajamõõtmise raportid. ja siis, kui ma hakkasin vaatama seda raportit, ma mõtlesin, me teeme selliseid asju ka, okei. et ma isegi täna enam võib-olla ei teadvusta, et meil on mingisugused ülesanded veel, sest ma ei ole nendega tegelenud väga pikalt, sest see ongi puhtalt assistendi vastutus. ja siin ongi see hästi suur roll vastutuse äraandmisel. et miks ongi ka siin pealkiri oli nähtamatu, et ta toimetabki taustal ja ma ei näegi, et ta toimetab, isegi kui me ei suhtle igapäevaselt, siis ta kogu aeg tegelikult teeb midagi. mul kogu aeg kõik süsteemid toimivad. ja ütleme niimoodi, et täna ma julgen oluliselt kergemini võtta võib-olla mingit puhkust või puhkepäevi, sest ma tean, et mul süsteem toimib ilma minuta edasi. ja see on minu meelest see koht, mida virtuaalassistendid nagu annavad tohutult palju juurde. siis ega siis ei ole kõik ju niimoodi, et lust ja lillepidu, et kõik on ainult plussid. ikka ka on väljakutseid, millega tuleb silmitsi seista.
üks kõige suuremaid ongi seesama usaldus ja andmete turvalisus. ehk et sa ettevõtjana annad ikkagi juurdepääsu oma erinevatele keskkondadele, oma tundlikele andmetele, võib-olla isegi konfidentsiaalsetele andmetele. ja see ongi siis koht, et kuidas ma seda teen. Küsin sinu käest, kas sa täna oled mõelnud selle peale, et kui sul on vaja anda juurdepääsusid kellelegi teisele, kes tuleb sinu tiimi, siis kas sa oled mõelnud, kuidas sa seda teed? kas sa kasutad näiteks paroolihaldurit, et sa saad turvaliselt jagada paroole niimoodi, et assistent ei näe sinu paroole, aga juurdepääsu ta sinu erinevatele keskkondadele saab. et see on see koht, mida me tegelikult ei mõtlegi, kui me kogu aeg üksi toimetame. sellepärast, et kõik on minu peas ju. minul on olemas, kellelgi teisel pole vaja. aga ühel hetkel võib-olla tekib see vajadus. nii et siis tasub mõelda selle peale. nii. Siis kommunikatsioon, kommunikatsioon, kommunikatsioon. kui sinu ülesanded on antud ebamääraselt, siis ei pruugi see tulemus sind rahuldada. kui sa ei ole, see kehtib mõlema puhul, kui pooled ei ole valmis võtma tagasisidesid vastu, ka seal siis natukene negatiivseid, siis jällegi see on see läbirääkimiste koht, kui alustatakse koostöid, kuidas me kommunikeerime. kas ma olen valmis võtma assistendilt vastu mingisuguseid ettepanekuid või ma olen nui neljaks, nii kuidas mina ütlen, nii me teeme. või kui juhtub midagi, läheb midagi vussi, kuidas me siis reageerime. Need on hästi olulised kohad, mida tasuks iseenda jaoks ka läbi mõelda, sest et probleeme tuleb alati ette. küsimus on, kuidas me need lahendame. Millise olukorra me loome, kui usaldusliku keskkonna me loome sinna. kas ettevõtjana sa julged öelda, et ups, minu viga, mina eksisin. et tihti tegelikult ei julge ka seda päris palju öelda. ja loomulikult kvaliteedid on ju väga erinevad, sest et virtuaalassistentide oskused ja kogemused on erinevad. osad alles alustavad, osad on tegelenud juba aastaid. aga see ongi lihtsalt proovimise teel. sa ei saagi muud moodi. ja kindlasti, kui läheb üks virtuaalassistendiga koostöö aia taha, siis jumala eest, ära jää sellesse kinni. lihtsalt see üks sellel ajahetkel ei toiminud. mine kindlasti edasi ja otsi järgmine koostöö. aga mis siis teha, et need väljakutsed ei oleks nii suured ja rasked? et kui te alustate koostööd, rääkige läbi asjad, sõlmige lepingud. virtuaalassistentide, meil näidislepingu põhjas on konfidentsiaalsus sees, see on tegelikult täiesti elementaarne osa. rääkige läbi prooviperioodist. minul oli kliendiga selline kuu aega, mul oli vist 40 töötundi, ei olnud tasuta tööd, aga oli odavama hinnaga, sest et klient ise täpselt ei teadnud veel, kuidas meil see koostöö hakkab olema, kui palju tal mulle üldse on anda seda tööd. et me leppisime kokku sellise erineva hinnapoliitika siis. täpselt jällegi läbirääkimiste koht. ja tagasisidest ma juba rääkisin, küsi ja anna regulaarset tagasiside. et ise ole avatud vastu võtma ja andma samamoodi. ja sama kehtib ka tegelikult virtuaalassistendi puhul, et ta võiks olla ka ikkagi julgeda andma tagasisidet. nii, kas on vahepeal ka mingeid küsimusi tulnud? ei, praegu ei ole. okei. aga Jah. ja Katrin Aas kirjutas Facebooki kommentaariumisse, et tõesti, et aega on alati või nagu alati on päevas vähe tunde, et tegelikult see vist tõesti igal vähegi sellisel ettevõtlikul inimesel tunneb seda nagu väga-väga tihti, onju. et hommikul on nimekiri selline ja õhtul on nimekiri selline, veel suurem. jah, just. aga miks siis ei delegeerita? tegelikult ongi see tohutu hirm ja see on, ma pean justkui ära andma kontrolli. me oleme niivõrd suure kontrolli vajadusega, et me lihtsalt ei suuda aktsepteerida seda, et keegi teine võib täpselt sama hästi teha või veel paremini.
ja see ongi see, et mina küsin alati, et aga mis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda? No mis on kõige hullem asi? Hakkad vähehaaval delegeerima väikestest asjadest. Ja lõppkokkuvõttes ongi ju see, et kui sa ei õpi delegeerima, kui sa ei õpi vastutust ära andma, siis tegelikult sa ka ei kasva. Ja siis sa oledki ikkagi 24/7 seal oravrattas ja sa ei jõua tegelikult lõpuni üksinda neid asju ära teha. Kuskilt hakkavad mingid asjad kärisema. Ma korra juba alguses ka ütlesin seda, et mõtle, et miks sa üldse alustasid ettevõtlusega, mis on see sinu miks? Kas sa tahtsidki endale töökohta luua või sa tahtsid ikkagi midagi suuremat teha, kas sa tahtsid ikkagi ettevõtet kasvatada? Ja noh, ma usun, et see ei olnud ikkagi see mõte, et oi, ma tahan olla 24/7 rakkes, et mul ei oleks üldse aega, ei oleks pere jaoks aega, ma olen haige, siis ma ikkagi teen tööd. Et mõtle selle peale ja no see usaldus on nagu, see on nagu täiesti must be, sa pead usaldama. See tulebki vähehaaval, ma nii mäletan seda, kui mina olin veel virtuaalne assistent ja mul oli üks koolitus tulemas ja mul oli vaja maandumislehte teha. Ma teen ise, muidugi virtuaalne assistent ikka teen ise ju. Ja siis ma pusisin ka, ma ei tea, 1 päev, 2 päeva. Ja see koht, kus ma mõtlesin, et ma ei saa ise hakkama, ma pean kedagi paluma. Ja see oli nii raske samm, aga ma tegin selle ära ja lõpuks ma palusin ühel toredal virtuaalassistendil, kes tegi mulle maandumislehe ja see oli nagu, tal oli mõne tunniga see tehtud. Aga mina pusisin mitu päeva selle asemel, kui ma oleksin võinud oma kliendi töid teha, eks ju, mis mulle raha sisse toob. Noh, et see on see koht jällegi, et valikute küsimus, kuhu sa tahad oma energiat suunata. Ivar Raava on hästi öelnud selle kohta, et juhi ülesanne on vastata küsimusele, kes ja miks, ja töötaja ülesanne on tegelikult leida see kuidas. Ehk et ma tulen mingi visiooniga, ma arutan oma tiimiga seda ja ma ootan, et nemad leiavad selle lahenduse. Et nad ja tõesti virtuaalassistendid on need, et meil on ka moto, et kui ma ei tea, siis ma uurin välja. Ja no päriselt me uurime välja see, kuidas neid asju leida ja leitakse tihtipeale ka kliendile soodsamaid variante, palju mugavamaid variante, et alles hiljuti oli mul ka üks koolitus, kus ma osalesin ja seal oli ka juttu, et klient on nii Excelis kinni või kus iganes kinni, et ta ei ole isegi valmis liikuma edasi, aga virtuaalassistent tuleb ja ütleb ja näitab neid võimalusi. Kuule, sa saad palju lihtsamalt. Me saame igale poole ligi, kõik saavad ligi, me ei pea edasi-tagasi kirju saatma. Ehk et see koht ongi, et ta tuleb ja küsib sinu käest küsimusi. Nüüd teil on kindlasti tekkinud juba küsimus, et kus nüüd virtuaalassistenti siis ikkagi leida. Kõigepealt enne kui sa üldse hakkad otsima virtuaalassistenti, on sul vaja endal kodutöö ära teha. Sul on vaja ära kaardistada iseenda ülesanded ja vajadused. Mis need on? Mõtle oma tegevusvaldkonna peale. Mõtle, milliseid oskusi ja isikuomadusi sa otsid. Millised on need tööd, milles sa kasutaksid abi? Ehk see päriselt aitabki seesugu, kui sa paned kirja, mis rollides sa täna oled, mis tegevusi sa täna teed. Siis mõtle läbi seda, et kas sul on vaja teda projektipõhiselt või sul on vaja teda regulaarselt. Kindlasti mõtle läbi see, et palju sul on võimalik investeerida. Sest fakt on see, et alguses on seda õppimiskõverat ka, ehk siis koostöö peab hakkama toimima. Sul on ettevõtjana kindlasti mingisugused tööprotsessid juba välja kujunenud, ehk siis natukene alguses vajab tuge see virtuaalassistendi sisseelamine. Samamoodi mõtle ka välja see, et palju sa rahaliselt oled valmis investeerima. Minul on klient, kellega meil on lepitud kokku kuus summa, millest me üle ei lähe. Et see on täiesti võimalik, et lihtsalt läbirääkimiste koht. Siis korraks ma juba rääkisin projektidest projektipõhiselt või sa vajad teda regulaarselt. Millised on need tööajad, millal sa teda tahaksid kaasata, mis on see maht?
sest tööaegade puhul on oluline see, et paljud virtuaalassistendid tegelikult teevad lisatööna seda. Ehk nad ei pruugi olla päeval kättesaadavad kindlatel kellaaegadel. Et see on selline oluline koht, mida sa enda jaoks läbi mõtle. Siis mis on need suhtluskanalid ja kui tihti te suhtlete, on väga erinevaid. Kes eelistab kirjavahetust, kes eelistab Messengeri vestlused, kes eelistab WhatsApp, Slack, mida iganes. Mõtle see läbi. Ja kindlasti mõtle enda jaoks ka läbi see suhtluse poole pealt, et kas sa tahad, et see vestlus näiteks toimub Messengeris või see Messenger on ikkagi selline mitte töökoht, kus sa tööasju ajad. Sest et siin võib olla nii virtuaalassistendi poole pealt kui ka ettevõtja poole pealt see õhkõrn piir, kus läheb tööelu ja siis see isiklik elu ristuvad ja sa enam ei tule ikkagi välja sellest töömelust, et kui sa istud õhtul oma lastega ja Messengeri tuleb teade, siis kas sa vastad sellele või teil on kokku lepitud niimoodi, et kuule, ma saadan sulle kirja ära, aga ära reageeri, et reageeri siis, kui sul see tööaeg on, on ju. Et see on hästi oluline koht, mida ka läbi mõelda. Ja siis ongi see koht, et kui sa oled need asjad ära kaardistanud, siis vaata peale, et kas päriselt aitab sind virtuaalne assistent või on aeg võtta ikkagi juba töölepinguga töötaja. Ja kust leida? Hakka tuttavatest pihta, küsi tuttavatelt soovitusi, siis kuuluta enda kanalites. Kui sul keegi silma jääb, tee otsepakkumine, siis Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupp on olemas. Ja on ka teenuseampsud.ee, kus ongi erinevad assistendid pannud, mitte ainult assistendid, seal on teisi valdkonna tegijaid ka, aga ka assistente on pannudki üles kindlad tööampsud, hinnad juures, saab kenasti katsetada ja proovida. Ja sellest aastast on ka tegelikult assistendikooli kodulehel olemas virtuaalassistentide andmebaas. Ehk seal on olemas assistendid, kes on siis ennast sinna üles pannud ja saategi sealt tutvuda juba nendega. Ja kui ise ikkagi ei taha seda tööd ette võtta, sest et olgem ausad, ma olen näinud kuulutusi, mille peale varsti kirjutatakse, me paneme kuulutuse kinni, sest meil on juba, ma ei tea, 100 kandideerijaid. Siis meil on olemas ka assistendikoolil tegelikult värbamispaketid, mida siis ettevõtjale saame pakutud 2 erinevat paketti, saate kenasti sealt vaadata nende sisu kodulehelt siis. Ja sellesama otsimise ja kuulutamisega oma kanalites on hästi oluline ikkagi see, kuidas sa seda kuulutust sõnastad. Kui põhjalik see on, sest ma päriselt hoiatan, kui sa kirjutad lihtsalt, ma otsin virtuaalassistenti, siis pärast seda sa ilmselt enam ei taha seda virtuaalassistenti, sest kõik sinu sotsiaalmeediakanalid ilmselt on ummistunud erinevate küsimustega ja sul läheb lihtsalt puff, et mida ma teinud olen. Et mõtle läbi see, kuidas sa seda kuulutust ikkagi üles ehitad, et ta oleks selline, mis tooks sinuni õiged inimesed. Nii, lähme edasi. Mida siis koostöö puhul silmas pidada? Pea meeles seda kindlasti, et virtuaalassistendil on teisi kliente ka, ehk et sa ei ole tema ainus klient. See tähendab, et ta jagab oma aega erinevate klientidega. Siis kogemustest ja oskustest ma juba rääkisin. Ja tunne ära see hetk, kui sinu töömahud on läinud juba selliseks virtuaalassistendil, et äkki on vaja võtta ikkagi palgatöötaja juba. Samamoodi tasub läbi mõelda, et kas sulle meeldib see, kui ta aitab sama valdkonna tegijad. Kas see on sinul okei? Sest väga paljud assistendid tegelikult on spetsialiseerunud koolitajatele assistentideks, ehk et nad teenindavad mitmeid koolitajaid. Et kui sinul endal tekib sellega probleem, no siis tasuks võib-olla otsida assistent, kes ei koolita teisi, ei tee koostööd teiste koolitajatega. Aga siin on jälle see koht, et ilmselt need, kes koolitajatega koostööd teevad, need teevad kõige paremini, kuidas koolitajat aidata. Nii et mõtle see läbi. Lepingu sõlmimise koht. Kas sa sõlmid lepingu või sa ei sõlmi. Väga paljud, ka minul on olnud niimoodi, et meil on lihtsalt kirjavahetus. Meil ei ole isegi vormistatud lepingut. Aga oluline on see, et see on kuidagi kirjalikult fikseeritud. Ära kasuta kokkulepete tegemiseks mingi chativestlust. Tehke alati meil. Me räägime ka virtuaalassistendile. Pange kokkuvõttev meil.
et see on üheselt arusaadav, sest et chati vestlustega on ju tore lugu see, et kes tahab, saab sealt ära kustutada vastavalt selle vestluse, mis talle ei meeldi. nii et enda tagala kindlustamiseks kindlasti peab olema kirjalik märk maas ja mina soovitan ikkagi seda meiliga siis ikkagi teha. ja minu meelest kõige olulisem asi on see, et virtuaalassistent ei ole sinu töötaja. ta on ikkagi ettevõtja koostööpartner. Et mulle tundub, et kui seal tekib selline ülemuse-alluvuse suhe, siis võib hästi kiiresti see käärid sisse tulla. Sest kui minul assistent ütleb, et mind homme ei ole, siis ma tegelikult aktsepteerin seda, sest tema on iseseisev ettevõtja, ta planeerib oma tööd ja aega ise. Oluline on, et need ülesanded, mis talle on antud, on tehtud. Et ma ei küsi, millal ta neid teeb. Et siin ongi loomulikult, et kui sul on assistent, kes peab olema kuskil koolituse ajal kohal, siis ilmselt ta sellega ka arvestab ja oma tööaega niimoodi sätib, et ta on olemas sul sellel olulisel kellaajal. Ehk et ta ei ole sinu alluv. Et ta on ikkagi koostööpartner. Kas sa jõudsid juba mõelda, milliseid töid sa tahaksid kiiresti ära anda? Et siin on nüüd nimekiri erinevatest töödest, aga see ei ole lõplik, sest olenevalt valdkonnast võivad olla need ikkagi väga erinevad. Ja alustame kõige lihtsamateks: failihaldused, meilikirjad, sotsiaalmeedia haldamine, Facebooki grupid, veebilehtede muudatused, e-poodide muudatused, erinevad automatsioonid. Mina teen mahatrükke, pole selle peale tulnudki, et võiks teha. Teen mahatrükke, klient saadab mulle helifaili, mina teen mahatrükke. Siis on assistente, kes teeb virtuaaltuure. Mul on olnud assistent, kes tegeleb mingi metalliettevõttes, nii et ära jää kinni sellesse mõttesse, et mul ei olegi, mul on selline valdkond, et ma ei saa midagi ära anda. Mõtle. Kindlasti on midagi, mida sa saad ära anda. Kõige lihtsam asi on võib-olla see, et paljudel muidugi ettevõtetel on see, et nad kasutavad juba raamatupidamissüsteemi, mis saadavad arved, aga kui sa saadad Excelist arveid või koostad neid arveid käsitsi, no sa ei pea neid ise tegema. Et ka kõige lihtsam asi, mille sa saad tegelikult ära anda. Et mõtle selle peale, kaardista oma tegevused ja siis sul läheb ikkagi pilt oluliselt selgemaks. Ja siis mul on veel siia, hakkamegi lõpupoole jõudma veel mõtteid, kas 1 või 2 või 3 assistenti. Mina olen olnud tiimis, kus on 4 assistenti. Igal assistendil on oma roll. Ta teeb neid ülesandeid, mis paneb tema silma särama. Ja ta teeb neid mõnuga. See ettevõtjale tegelikult ei ole vahet, kas sa teed, rahalises mõttes ei ole vahet, kas sul on 1 või 2 assistenti. Sellepärast, et kui Sandra armastab kujundusi ja mina ei armasta üldse neid, siis mina teen neid kujundusi 2 päeva, aga Sandra teeb võib-olla 2 tundi. Nii et mõtle selle peale. Ja minule meeldib alati öelda, et kui ikkagi on assistentide tiim sul kõrval, siis tihti võib-olla ettevõtja ei näegi mingit probleemkohta, sellepärast et probleemid on lahendatud enne, kui ettevõtjani need jõuavad. Et see tagataustal lihtsalt nad hakkavad omavahel ka suhtlema, nad omavahel arutavad, kuidas võiks mingeid asju paremini ja nad toetavad teineteist. Et mina julgustan võtma ikkagi mitu assistenti, et väga levinud ongi see, et sotsiaalmeediat teeb võib-olla 1 assistent ja neid muid asju teeb teine, et mõtle. Et võib-olla saab ka sinul niimoodi olema, et võiks mitu olla. Ja ma tean tegelikult ka täna juba assistente, kes ongi kuidagi hakanud tiimina toimima, et kui üks saab mingisuguse töö otsa, siis kuidagi on läinud niimoodi, et ta kaasab ka selle teise assistendi. Nad teavad juba omavahelisi suhteid, nad teavad, kuidas keegi töötab. Ja hästi hea on ka tegelikult see, et kui ühel assistendil juhtub midagi, siis see teine assistent tegelikult saab tulla ja aidata seda auku täita. Ja kui ma enne rääkisin siin ajamõõtmisest ja rääkisin ka paroolide haldamisest, siis kas sul on olemas mingid juhendid, millega sa saaksid tööülesandeid üle anda? Kas sa oled kaardistanud üldsegi jah, et kui sa teed mingeid tegevusi, siis mis liigutusi sa teed? Et tegelikult ega me ei ole, ma ise tean ka, et ma hakkan mingit uut asja tegema, tuh. Aga siis ma oleks võinud ju salvestada seda, et kui ma tahan assistendile selle töölõigu üle anda, siis mul on olemas see juhend juba kenasti videos ja ta saab selle järgi ise tööd teha.
kui sul ei ole neid juhendeid olemas, siis see on näiteks üks koht, mida assistent saab väga kenasti sul ära korraldada. et kui ta hakkab ise tööd tegema, siis ta saab need enda töölõigud kenasti juhenditeks vormistada. Siis usaldusest ma rääkisin ja see mikromanageerimis versus vastutuse äraandmine. hästi oluline on aru saada seda, et sa oleksid ikkagi valmis vastutuse ära andma. meil ongi täpselt niimoodi tiimis praegu ka. mul üks assistent vastutabki selle eest, et reklaamid toimiksid. ma ei sekku sinna. see on tema vastutusala. minul on mingid muud vastutusalad. ehk et ma ei lähe sinna mikromanageerima, et kuule, et ma nüüd, ma ei tea, pildi vahetasin ise ära, kui on tema ülesanne kujundusi teha. kujutan ette, et Sandrale ilmselt ka ei meeldiks, et Sandra ülesanne on kujundusi teha, näiteks seesama tänane bänner sinna onju. ja siis mulle tuleb meilikasti pilti, siis ma lähen ise sokutan selle pildi sinna näiteks onju. ja siis lähen ütlen, kuule, mine muuda nüüd see kuupäev ära. onju. et see ongi, pilt tuli, ma võtan selle teadmiseks. assistent vaatab ka onju, et saab, ta läheb ise toimetab. ma tean küll, et see tahtmine on jube suur. aga ma juba ju nägin, et see tuli, ma võin ju ise ära teha. no tegelikult ei või, kui sa võtsid selle jaoks ikkagi assistendi, siis las ta teeb oma tööd. lase tal teha. ning avatud suhtlusest ja kommunikatsioonist ma juba tegelikult ka rääkisin, et noh, see on hästi-hästi oluline koht. see on nii oluline koht, et sellest ei saa üle ega ümber. palju probleeme tekibki sellest, kui me ei suhtle, kui me eeldame. ma eeldasin, et ta teab, ma eeldasin, et ta sai aru. küsi päriselt, kuidas sina said asjast aru. et see on nagu kõige alus. ja mina ikkagi kutsun üles ka regulaarseid koosolekuid teha. meil on assistendikoolis iga nädal korra esmaspäeviti koosolek, kus me siis räägime, mis meil plaanis on, kuidas meil läinud on. ja see on selle jaoks, et kõik oleksid ühes infoväljas. sest muul ajal me suhtleme ka eraldi, sest vastavalt sellele, mis tegevusi mul on, siis selle assistendiga ma suhtlen. aga ikkagi, et meil oleks ühine arusaam, kuhu me teel oleme. et ei oleks seda, et üks ei tea ööd ega mütsi. et suur pilt oleks ikkagi olemas. nii, kuidas siis hakkas tunduma nüüd? kas siis hakkab juba tekkima tunne, et ikka ei ole äkki kulu, et võiks ikkagi investeerida sellesse oma vabanenud aega, et oma ettevõtet kasvatada. ja meie tegelikult mitte ainult ettevõtja kõige kallim vara ei ole see aeg, vaid see on meie kõigi kallim vara. ehk siis me peaksime seda kasutama targalt. nii et aitäh kuulamast, kui teil on nüüd küsimusi, küsige, ma vuristasin, ma ütlesin Sandrale küll, et võta mul hoogu maha. tead, et kõik läks väga hästi. ma vaatan, et hetkel küsimusi siin ei ole. Nii, aga minul tekkis küll üks küsimus tegelikult veel. et kui sa rääkisid, on ju, et kuidas ettevõtja saab virtuaalassistendi abil oma tööpäeva lihtsustada, on ju, siis kui sa peaksid välja tooma nüüd ühe sellise kõige sagedasema vea, mida ettevõtjad teevad, kui nad siis hakkavad seda virtuaalassistenti nagu kaasama, et mis on see kõige sagedasem viga sealjuures, mida nad teevad? ma korraks tegelikult, sest mulle tundub, et juba see viga algab sellest kuulutusest, kui nad hakkavad otsima assistenti, eks ju. aga seesama, et võib-olla eeldatakse liiga palju. ma saan aru, et sa võtad assistendi, kes justkui peaks midagi oskama ja ta oskabki, aga sinu ettevõte on niivõrd palju erinev, et seesama sisseelamise ajal, et ära anna liiga kergelt alla. lase ikkagi kõigil kohaneda ja olge valmis mõlemad õppima. ehk seesama õppimise protsess, see on ikkagi nii uus asi, eriti kui sa oled kõiki asju ise teinud. no kuidas ta siis ei tea, need asuvad seal, seal, seal. no aga ainult sina tänaseni teadsid, kus need asuvad, onju. ja et noh, et see süsteem on ju selline, selline, selline. sinul on see süsteem selline, teistel ei ole see süsteem selline. et ikkagi seesama kommunikatsiooni koht on minu meelest see oluline, et lase lihtsalt laagerduda, anna aega, päriselt anna aega. ja
mina olen ka seda tegelikult üsna tihti oma töös kogenud tõesti, et kliendi peas on kõik väga selge ja kui ta mulle mingit ülesannet näiteks annab, on ju, siis ta on hämmingus, et oota, kuidas ma praegu aru ei saanud või kuidas ma siis ei tea, et see on nii ja see on naa. Mhm. aga Õnnela, ma tahaksin tegelikult ka sinult ühe küsimuse veel küsida sinu enda kohta, et mis on see, mis sind täna kõige rohkem inspireerib selle juures, mida sa teed? Oh. Mulle meeldib näha, kui ma koolitan virtuaalassistente, nende nägusid, kui nad saavad aru, et nad on nagu tegelikult ka võimelised tegema neid asju, nad on tegelikult ka võimelised astuma oma mugavustsoonist välja, neil on need ahaa-hetked, et meil praegu käib baaskursus ja meil ei olnud kursusest, olid mõned päevad käinud, kuul mul juba 2 inimest kirjutasid. mul tuleb potentsiaalse kliendiga kõne. mida asja? et vot see on see, mis paneb tundma, et me teeme ikkagi nii õiget asja. ja kui ma vaatan ettevõtjate poole peale, siis need tagasisided, kus ettevõtjad ütlevad, et oh, ma oleks pidanud ammu juba seda tegema, ma oleks pidanud ammu selle abilise endale võtma ja ma tegelikult täna näen, et ettevõtjad on hakanud mõtlema selle peale, et on aeg välja tulla sellest kohast, et ma üksi pean kõike tegema. ja see ongi see, miks ma käin ja räägin ettevõtjatele, et nad saaksid aru, et on lihtsam viis, kui kohe palgatöötaja võtta. alustage väiksemalt, just virtuaalassistendiga. Mm-hmm. väga-väga head mõtted ja aitäh Õnnele selle sisuka esitluse eest ka. aga räägi natuke paari sõnaga, et kuidas sina hetkel saad toetada ettevõtjaid või virtuaalset assistenti kõige paremini, kas assistendikoolis on mõni koolitus või väljakutse või kursus või programm tulemas peagi? Äh, praegu enne kevadet meil alustajatele kursusele ei ole tulemas, et küll aga tasub uudiskirja listiga liituda, et olla kursis siis, millal järgmine kursus algab. ettevõtjate poole pealt ongi täpselt seesama, et minge vaadake seda andmebaasi. kui te sealt ei leia, kui te ei taha ise sellega tegeleda, kirjutage meile seoses värbamispakettidega. meil on värbamispartner, kes aitab päris edukalt tegelikult viia lõpuni selle värbamisprotsessi, et meil on 2 paketti. üks on siis selline, kus me aitame teil kuulutused ja asjad kõik valmis teha, aga teie ise kuulutate ja teie ise vaatate need CV-d läbi ja teete selle valiku. ja teine on selline pakett, kus me toome teieni viis, 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 viis seda sobivat kandidaati ja meil oli just hiljuti üks koostöö ja see läks väga edukalt, et ettevõtja sai endale sobiva partneri, nii et tasub jälgida, et võib-olla uuel aastal tuleb ka ettevõtjatele selline mõni koolitus või mentorprogramm või siis selline jah, mentor, issand, kuidas teil, mitte mentorprogramm, ikka mentorprogramm. ühesõnaga mingi mitte mingi koolitus, vaid koolitus, kuidas te saategi selleni jõuda, et jah, ma tahan virtuaalassistenti. et ma praegu panen seda kokku. nii et sellised tuuled on, et tasub jälgida meie kanaleid. ja väga hea, ma pärast panen siia Facebooki laivi alla ka kõik need vajalikud lingid, kust need asjad kõik leiab. aga aitäh Õnnele, et sa tulid ja täna jagasid oma kogemusi ja teadmisi. minu meelest olid need väga-väga sellised hea meeldetuletus tegelikult, et ettevõtlus ei pea olema üldse selline üksiksõit, vaid see on pigem hoopis oskus luua enda ümber tuge ja süsteeme, mis aitavad siis tegelikult nagu hingata ja kasvada ja edasi liikuda. ja, aga see oli siis täna meie selle aasta viimane naiste ettevõtlusjuttude live ja ma ei oska vist tegelikult paremat teemat siia aasta lõpetamiseks ette kujutadagi, kui see teadlikkus, tugi ja koostöö. ja ma soovin teile kõigile ka rahulikku jõuluaega ja julgust puhata ja uut aastat, kus on rohkem ruumi hingamiseks ja inspiratsiooniks. Kohtume juba järgmisel aastal uute külaliste ja värskete lugudega. Tšauki! tšau.